Tere tulemast, hea köögisõber, minu kööki. Mina olen Arvo Kassi. Mul on täna tahtmine teha Lindströmi lihapalle. Ma ei ole kunagi neid teinud, aga huvitav oleks proovida. Selleks palju asju ei olegi vaja, näete siin kõik laua peal. Hakkliha, mul on antud juhul sealiha. Muidu paljud armastavad ka loomaliha pooleks, et siis alati on maitsvam. Aga sealihaga on ka hea, siin on pool kilo. Ja siis on vaja, materjalidest oleks vaja sibulat, üks selline keskmine, õli muidugi praadimiseks. Kaerahelbeid on pool detsiliitrit. Tärklist, kartulitärklist on üks supiliska täis. Üks muna, selle me keedame ära. Soola maitseaineks. Pool teelusikatäit. Ja kuskil pool teelusikatäit ka pipart, musta pipart. Ja siin me muidugi, millest me alustame siis? Võtame selle kaerahelbed, segame kaussi kartulijahuga ja paneme peale siis selle koore 1 detsiliiter. Mul on kohvikoor. Ja laseme selle segu siis tõmbuda 10 minutit. Ja siis pärast me sellesse kaussi paneme juurde keedetud ja hakitud muna. Ja maitseained. Ja muidugi vahepeal siis riivime ära peedi. Ta on praegu toores. Ja riivime ta, ma arvan, et peene riiviga selle massinaga. Ja segame juurde ja paneme ka hautatud või praetud sibulaõliga. Ja selle paneme ka juurde. Ja siis segame segamini ja vormime neist siis lihapallid, sellised väiksed. No, ma pakun välja 20-25 lihapalli. Ja siis me paneme nad ahjuplaadile, küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile ja küpsetame 200 kraadi juures 20 minutit. Ja siis peaks saama ühesugused, kas siis kuldpruunid või küpsenud lihapallid. Neid võime siis serveerimises kõrvale panna keedukartulit või mida iganes, tatrapudru või kartulipüreed ja muidugi salatid igasugused juurde. Ja siis ongi korralik lõuna. Õnnestumist tegemisel. Pannil nüüd muutub kuldkollaseks hakitud. Nüüd ma panen siia keedema riivi sisse. Ja riivime peedi ära. Peet on riivitud, sibul on praetud. Siia ma nüüd panen kaerahelbed kaussi. Panen peale 1 detsiliiter koort. Siia panen ka kartulitärklise. Siia läheb ka, ma panen seda pipart ja soola. Segan segamini ja lasen ta 10 minutit nüüd paisuda sellel kaerahelbel. Millest ta paisub? Muna hakkisin ma just ära
nii, ja nüüd jääbki siis kokku segada see kõik. Võtan ühe segamise kausi. Siia ma panen siis selle kergelt paisunud kaerahelbet koore sees maitseainetega, mis 10 minutit siin mingil moel paisus või ligunes või nii. Ja siia läheb nüüd kõik kokku. Muna, sibul ja nüüd see peet, ma panin kindlad kätte, kuna peet väga hästi, väga palju määrib. Teeb mu käed kõik punaseks. Ja seda võib hakata juba segama. Nii. Ja me saame ka kätega segada, kuna nüüd me hakkame sellest vormima neid pallikesi. Sõrmede vahel. Ja siia paneme sisse ka hakkliha. Ja segame kõik segamini. Ja siis me teeme parajad pallikesed pannile. Nii, nüüd on jäänud mul veel ilmselt 2 kotletti või lihapalli. Nii, ja üks veel. Ja siis ma panen nüüd ahju 200 kraadi juures 20 minutit. Ja loodame, et siis, ma nüüd ei tea, kas ta kuivab, kas ta annab vedelikku välja. See nüüd elu näitab. Minul puudub kogemus. Aga nad kõik ühe korraga, võib-olla saab ka vanilneid praadida. Aga retseptis on Lindströmi lihapallid, selle ma leidsin mingisugust lehest välja lõigatud kunagi artikkel. Ja ma nüüd kaevasin neid lehti igasuguseid vanu ja vaatasin, et midagi huvitavat. Peeti mul aias kasvas ja nii. Ja siin on siis, nüüd on siis 22, 1, 2, 3, 4, 5, 20, 23 lihapalli. Ja need lähevad nad praeahju nüüd 200 kraadi juurde. Head küpsemist neile. Lindströmi kotlet, lihapallid nüüd jahtuvad. Võtsin ahjust välja. Ahjus olid nad mul 200 kraadi juures 25 minutit. Ja siis ma võtsin välja ja määrisin pealt pintsliga õliga. Ja siis ma panin tagasi uuesti ahju 10 minutiks. Ja nüüd nad siis jahtuvad siin. Head isu. Võite panna garneeringus kartuli kõrvale, mulgi kapsaid, mingit teist kurgisalatit midagi. Head isu.